Nonii, shallow ja olemegi laivis jälle. Täna ma olen jälle toas, sellepärast et tundub, et hakkab kiskuma vihmaseks. Nii, võtan meile siin kõigile esimese kommi. Esimene komm. Kas sa kuulad oma sisemist last? Kas sa kuulad oma sisemist last? Ma tean, see taust on nüüd nii tühi ja imelik siin. Tavaliselt mul on nagu rohkem rohelist. aga noh, on nii nagu on. Nii, kas sul on oma vesi kaasas? Mina võtsin siin õnnistust ja maagiavee kaasa nüüd. Ma tean, mul on nüüd see nagu imelik vari on ka ja vahet pole. Peaasi, et heli on hea ja näha on. Eks ole. Nii. Ja jätkame siis raamatu lugemist. Me jäime leheküljele 24. Ja panen selle. Nii. VVS praktikas. See on siis nüüd see mõrtsukas kõrilõikaja, lapsetapja. Kogu raamatut läbivad dialoogid, mis on pealkirjastatud VVS praktikas, vägivallatu suhtlemine praktikas. Nende eesmärgiks on anda tegelikku maiku vestlustest, kus kõneleja kasutab vägivallatu suhtlemise põhimõtteid. Siiski pole vägivallatu suhtlemine VVS lihtsalt mingi keel või sõnakasutusmeetodid, et kogum teadlikkust ja selles sisalduvat kavatsust võib väljendada ka vaikimise ja kohaloleku kvaliteedi, samuti näoilmete ja kehakeele kaudu. Praktilise VVS-i dialoogid, mida te loete, on paratamatult tegelike olukordade nõrutatud ja lihtsustatud versioonid. Vaikse empaatia hetked, pajatused, huumor, žestid ja nii edasi loovad kõnelejate vahele märksa loomulikuma vastastikuse sideme, kui on võimalik edasi anda trükitud dialoogides. Nii, ma siin vahepeal saadan kiiresti ühe sõnumi oma sellesse gruppi. Nii. Ja võtan sealt interneti maha ka. Okidoki. Nii. Ma tutvustasin vägivallatud suhtlemist Petlemis. Deheisha põgenike laagri mošees umbes 170 islamiusulisele Palestiina mehele. Suhtumine ameeriklastesse polnud sel ajal kuigi hea. Mis prillid ette panema. Kõneldes märkasin äkki kuulajaskonna hulgas summutatud ärevat kihamist. Nad sosistavad, et te olete ameeriklane. Teavitas mu tõlk mind samal hetkel, kui üks härrasmees kuulajateks seast püsti tõusis. Otse minu poole vaadates karjus ta täies kõrist. Mõrvar! Kohe liitus temaga veel tosin häält kooris. Kõrilõikaja, lapsetapja, mõrtsukas! Õnneks suutsin oma tähelepanu keskendada sellele, mida see mees tundis ja vajas. Mõtle, kui keegi sulle niimoodi karjub. Mõrvar! Issand õudne. See on täielik šokk ju. Ma olin saanud selleks puhuks ka mõned vihjed. Teel põgenike laagrisse olin märganud mitmeid tühje pisargaasiballoone, mis eelneval ööl sinna olid visatud. Kõigil balloonidel oli selgelt näha kiri Made in USA. Ma teadsin, et põgenikes oli varjul palju viha Ameerika vastu, kes varustas Iisraeli pisargaasi ja relvadega. Ma pöördusin selle mehe poole, kes oli mind mõrvariks nimetanud. Kas te olete vihane, sest soovite, et meie valitsus kasutaks oma varusid teistmoodi? Ma ei teadnud, kas minu oletus on õige või mitte. Oluline oli minu siiras soov saavutada kontakt tema tunnete ja vajadustega. Tema.
Pagana õige. Ma olen vihane. Arvate, et me vajame pisargaasi. Me vajame kanalisatsiooni, mitte pisargaasi. Me vajame eluasemeid. Me vajame omaenda kodumaad. Mina. Nii et te olete maruvihane ja hindaksite mõningast toetust oma eluolu parandamiseks ja poliitilise iseseisvuse saavutamiseks. Tema. Kas te teate, mis tunne on siin elada koos oma naise ja lastega 27 aastat? Nagu mina olen elanud. On teil üldse ähmast ettekujutust, mismoodi me oleme elanud? Mina. Tundub, et te olete meeleheitel ja tahate teada, kas mina või keegi teine suudan tegelikult mõista, mida tähendab elu sellistes tingimustes. Kas ma saan teist õigesti aru? Tema. Te tahate seda mõista? Öelge mulle, kas teil on lapsi? Kas nad käivad koolis? Kas neil on mänguväljakud? Minu poeg on haige. Ta mängib lahtises reovees. Tema klassis pole raamatuid. Olete te näinud kooli, kus pole raamatuid? Mina. Ma kuulen, kui raske teil on siin oma lapsi kasvatada. Te tahate mulle teada anda, et soovite oma lastele vaid seda, mida kõik teised lapsevanemad. Head haridust, võimalust mängida ja kasvada tervislikus keskkonnas. Tema. See on põhimõtteliselt õige. Inimõigused. Teie ameeriklased kutsute seda vist nii. Miks ei tule rohkem ameeriklasi siia vaatama, milliseid inimõigusi meile toote? Mina. Te tahate, et rohkem ameeriklasi oleksid teadlikud siinsetest ebanormaalsetest kannatustest ja mõtleks tõsisemalt meie poliitilise tegevuse tagajärgedele. Meie dialoog jätkus. Tema väljendas peaaegu 20 minutit oma valu ja mina kuulasin iga väite taga peituvaid tundeid ja vajadusi. Ma ei nõustunud ega vaielnud vastu. Ma ei võtnud tema sõnu rünnakuna, vaid kingitusena kaas inimeselt, kes tahab minuga jagada oma hinge ja äärmist haavatavust. Kui see härrasmees lõpuks tundis, et teda on mõistetud, oli ta võimeline kuulama minu seal viibimise põhjust. Tund aega hiljem kutsus see sama mees, kes mind mõrvariks oli nimetanud, mu oma koju pidulikule Ramadani õhtusöögile. Vot siis, mida kuulamine ja arusaamine loob. Nii, ja teine peatükk. Suhtlus, mis tõkestab kaastunde. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle. Piibel, Matteuse 7.1. Otsides vastust küsimusele, mis on see, mis kaugendab meid meie loomulikust kaastunde seisundist, olen ma lahutamatult sidunud. Kell on 11.11 mul siin. Olen ma lahutamatult sidunud teatud keelendid ja suhtlemisviisid, mis usutavasti annavad oma panuse vägivaldsesse suhtumisse endasse ja teistesse. Nendele viidates kasutama väljendit elust kaugendav suhtlemine. Moraalsed hinnangud. Üheks elust kaugendavaks suhtlemisvormiks on selliste moraalsete hinnangute andmine, mis viitavad kaudselt nende inimeste tegude valelikkusele või väärusele, kes ei käitu vastavalt meie väärtushinnangutele. Mul on tunne, et ma pean ikkagi need prillid pähe panema. Mõtle, mul on vaja korraks minna siit. Ei ole õnneks kaugel. Täitsa siin samas. Kaamera läks vahepeal uduseks. No, lähme tagasi selgeks. Okei, mul on liiga palju teisi asju siin lahti. Liiga palju. Nii, ma ei tea, kas ma vahepeal olen pausi peal või? Noh, tule tagasi. Lähme tagasi selgeks. Halloo? Mis see kaamera nüüd mängib mul siin lolli?
nii, igal juhul ma panen omal prillid pähe. nii. Noh, olen siis udune, siis olen udune. Ma võtan patsi siin prillide seest välja. Need on sellised prillid. Naks. No come on, kaamera, mine nüüd selgeks tagasi. Halloo, ma olen siin. Näed, tuli. Nii, okei. No nii, natukene parem kohe. Palju parem kohe. Niimoodi. Ehk siis üheks elust kaugendavaks suhtlemisvormiks on selliste moraalsete hinnangute andmine, mis viitavad kaudselt nende inimeste tegude valelikkusele või väärusele, kes ei käitu vastavalt meie väärtushinnangutele. Need hinnangud peegelduvad näiteks väljendites. Sinu probleem seisneb selles, et sa oled liiga isekas või ta on laisk. Neil on eelarvamused või see pole kohane. Süüdistamine, solvangud, nina pihta andmine, sildistamine, kriitika, võrdlused, nii naljaks on see, natukene viltu. Ja olukordade hindamine on kõik erinevad hinnangulisuse vormid. Sufi poeet Rumi kirjutas kunagi, väljaspool arusaamu valesti tegemisest ja õigesti tegemisest on üks väli. Ma kohtun teiega seal. Elust kaugendav käitumine aheldab meid valesti ja õigesti tegemiste maailma. Hinnangute maailma. See on keel, mis on rikkalikult täis inimesi ja nende tegusid klassifitseerivaid ja kaheks jaotavaid sõnu. Seda keelt kõneldes hindame me teisi ja nende käitumist, olles samal ajal ise hõivatud mõtetega sellest, kes on halb, hea, normaalne, ebanormaalne, vastutustundlik, vastutustundetu, tark, harimatu ja nii edasi. Ammu enne täiskasvanuikka jõudmist õppisin suhtlema isikupäratul viisil, mis ei nõudnud minult enesest toimuva paljastamist. Kui ma kohtasin inimesi või käitumisviise, kes või mis mulle ei meeldinud või arusaamatuks jäid, reageerisin sellele valesti tegemise terminites. Kui õpetaja andis mulle ülesande, mida ma ei tahtnud teha, oli ta õel või mõistmatu, need on jutumärkides kõik. Kui keegi liikluses mulle ette sõitis, oli minu reaktsiooniks kuradi idioot, kes tunneb ennast ära. Kui me räägime sellises keeles, siis suhtleme ja mõtleme sõnadega, mis ütlevad, et teised eksivad, käitudes mingil kindlal viisil või vahetevahel sedagi, mis on valesti meie endaga. Et me ei saa aru või ei reageeri just nii, nagu tahaksime. Mina ütlen ka endale, lollakas. Meie tähelepanu on keskendunud pigem eksimuse taseme analüüsimisele ja piiritlemisele kui sellele, mida meie ja teised vajame, kuid ei saa. Seega, kui minu partner leiab, et ta vajab minult rohkem lähedust, siis on ta puudust kannatav ja sõltuv. Aga kui mina vajan temalt rohkem lähedust, siis on ta eemale hoidev ja tundetu. Kui mu kolleeg on minust rohkem detailidest huvitatud, siis on ta noriv ja ennast peale suruv. Teisalt, kui mina olen kolleegist rohkem detailidest huvitatud, siis on ta lohakas ja ebakorrektne. Mina usun, et kogu säärane teiste inimeste analüüsimine on meie enda väärtushinnangute ja vajaduste traagiline väljendus. Traagiline seetõttu, et kui me oma väärtusi ja vajadusi sel viisil väljendame, tugevdame oma kaitsehoiakuid ja vastupanu nende samade inimeste hulgas, kelle käitumine meile muret valmistab. Ja kui nad isegi käituvad ja tegutsevad vastavalt meie väärtushinnangutele, sest nõustuvad meie analüüsiga, teevad nad seda tõenäoliselt ajendatuna hirmust, süü või häbitundest. Me kõik maksame kallist hinda, kui inimesed ei vasta meie väärtushinnangutele ja vajadustele mitte soovist südamest anda, vaid ajendatuna süütunnetest, hirmust ja häbist. Varem või hiljem saame me tunda nende inimeste hea tahte kahanemist, kes nõustuvad meie väärtustega kas välise või seesmise sunduse tõttu. Ka need, kes kuuletuvad meile süütundest, häbist või hirmust, maksavad emotsionaalset hinda, kui nad tunnevad seetõttu tõenäoliselt salaviha
ja meelepaha ning kogevad enesehinnangu langust. Jah, mõtle korra, kas sinu elus on olnud inimene, kes paneb sind tundma kogu aeg niisugust salaviha. Mul oli, kui ma olin õpetaja, siis üks kolleeg meie seast oli selline, kes pani meid alati kõik, vähemalt mind ja ma arvan teisi ka ikka kogu aeg tundma, nagu me oleksime temast halvemad. Niimoodi naamodi. Veelgi enam, kui kedagi kannustab meiega suhtlema üks neist tunnetest, väheneb meie jaoks tõenäosus, et ta reageerib tulevikus meie vajadustele ja tunnetele kaastundlikult. Siinkohal on väga oluline mitte segi ajada moraalseid hinnanguid ja väärtushinnanguid. Kõigil meil on omad väärtushinnangud, mis tulenevad sellest, mida me elus väärtustame. Näiteks võime me väärtustada ausust, vabadust või rahu. Väärtushinnangud peegeldavad meie uskumusi sellest, kuidas on parem oma elu elada. Moraalsed hinnangud on need, mida me anname inimestele meie väärtushinnangutega ühitamatule käitumisele ja nii edasi. Vägivald on halb, inimesed, kes teisi tapavad, on kurjad. Kui meid oleks kasvatatud suhtlema keeles, mis hõlbustab kaastunde väljendamist, oleksime õppinud oma tundeid ja väärtushinnanguid selgelt sõnastama, mitte väärusele viitama, kui neile ei ole vastatud. Näiteks selle asemel, et öelda vägivald on halb, võiksime öelda, mind hirmutab vägivalla kasutamine konfliktide lahendamisel. Või mina väärtustan inimeste vahelise konfliktide lahendamist teistsuguste vahendite abil. Keele ja vägivalla vaheline suhe on Colorado ülikooli psühholoogia professori O.J. Harvey uurimisteema. Ta võttis juhuslikke lõike paljude erinevate maade kirjandusest ja kandis tabelisse sõnad, mis liigitavad ja arvustavad inimesi. Tema uuring näitab selliste sõnade sagedasti kasutamise ja vägivalla juhtumite vahelist kõrget korrelatsiooni. Mind ei üllata, et kultuurides, kus inimesed mõtlevad inimvajaduste terminites, on oluliselt vähem vägivalda kui kultuurides, kus üksteist sildistatakse heaks ja halvaks ning usutakse, et halvad on ära teeninud karistuse. 75% Ameerika televisiooniprogrammides, mis antakse eetrisse ajal, kui lapsed kõige tõenäolisemalt telerit vaatavad, filmikangelane kas tapab või peksab inimesi, ega meil ka ju. Selline vägivald on tavaliselt filmi kõrgpunktiks. Vaatajad, kes usuvad, et halvad vajavad karistamist, naudivad neid filme. Nuupagadi, mäletate, nüüd on vist, ega see ei ole muutunud vist eriti. Ma ei tea, ma ei ole väga vaadanud lasteprogramme, mida praegu lastele näidatakse. Vägivald, verbaalne, psühholoogiline, füüsiline, nii perekonnaliikmete, hõimude kui ka rahvaste vaheline põhineb suuresti või isegi täielikult mõtteviisil, mis omistab konflikti põhjuse oma vaenlase väärusele ja sellele vastaval suutmatusel mõelda iseendast või teistest haavatavuse kontekstis, mida teine võib tunda, karta, igatseda, millest puudust tunda ja nii edasi. Me nägime seda ohtlikku mõtteviisi külma sõja ajal. Meie juhid vaatlesid Venemaad kui kurjuse impeeriumit, mis oli nõuks võtnud hävitada ameerikaliku elustiili. Ehk siis Ameerika juhid. Venemaa juhid viitasid ameeriklastele kui imperialistlikele rõhujatele, kes üritasid neid orjastada. Kumbki osapool ei tunnistanud selliste siltide taga peituvat hirmu. Reklaamipaus. Nii, kommentaare ma ei näe. Ma ei tea, kas on mul siin vaatajaid ja kommenteerijaid. Mitte midagi ei näe, nii et kui tema numbreid küsite, siis ma tõenäoliselt hiljem näen neid. Jah, mitte midagi ei näe praegu. Mitte ühtegi vaatajat ei ole, ühtegi kommentaari ei ole. Ma loodan, et ma olen ikka õiges grupis. Eetris. Kuidas see? Niimoodi. Ja ma võtan siit ühe suvalise numbri, siis jälle vaatame, mis nüüd tuleb.
vaatlemine ilma hinnangut andmata on inimintelligentsuse kõrgem vorm, seda ütles Jiddu Krishnamurti, vaata kui huvistav. See on alati nii äge, kuidas nagu alati lähevad, kui me, mis iganes videod ma teen, need kommid lähevad nagu teemasse ilusti. Et täpselt. On ju. On ja, eks ja on ja. Nii. Okidoki. Jätkame siis. Varsti on juba pool tundi möödas. Võrdlemine. Veel üheks hinnangulisuse vormiks on võrdlused. Oma raamatus Kuidas ennast õnnetuks teha, How to make yourself miserable, näitab Dan Greenberg huumori abil seda salakavalat mõju, mida meile avaldab võrdlev mõtlemine. Ta soovitab lugejatel õppida ennast teiste inimestega võrdlema, kui nad tahavad oma elu väga õnnetuks muuta. Nendele, kelle jaoks see on tundmatu tegevus, pakub ta välja mõned harjutused. Esimeses harjutuses näitab ta täispikkuses pilte mehest ja naisest, kes esindavad tänapäevaste meediastandardite järgi ideaalset füüsilist ilu. Lugejaid kästakse mõõta oma keha, võrrelda seda pildil olevate supereksemplaridega ja hetkeks mõtelda nende erinevuste üle. See ülesanne annab lubatud tulemuse, me hakkame ennast närusalt tundma. Vaata, kui sa võrdled ennast modelliga. Ma ei tea muidugi, kui palju modelle mind vaatab, aga võib-olla ka teie võrdlete ennast teiste modellidega. Et noh, alati on ju võimalik ikka jälle paremaks nagu leida keegi, kellel on midagi paremat kui sinul on ju. Noh, näiteks minu prillid praegu ei, vastupidi, seda pidi. Tahan, et nad näiksid nagu oleksid sirgelt ees. Aga vist ei õnnestu. Niimoodi naamodi. Jah, see ülesanne annab lubatud tulemuse, me hakkame ennast närusalt tundma, kui tegeleme selle võrdlusega. Kui meile tundub, et enam depressiivsemaks muutuda ei saa, keerame lehte ja avastame, et esimene ülesanne oli vaid soojenduseks. Kuna füüsiline ilu on suhteliselt väline, annab Greenberg meile nüüd võimaluse võrrelda ennast millegagi, mis on oluline. Saavutustega. Ta võtab abiks telefoniraamatu, et pakkuda lugejale suvalisi isikuid, kellega ennast võrrelda. Ta väidab, et esimene inimene, kes talle telefoniraamatus silma jäi, on Wolfgang Amadeus Mozart. Greenberg loetleb üles keeled, mida Mozart rääkis ja tähtsamad heliteosed, mis ta enne teismelise ikka jõudmist loonud oli. Seejärel tuleb lugejal meenutada, mida on tema käesolevaks hetkeks saavutanud ja võrrelda oma saavutusi sellega, mis Mozart oli 12. eluaastaks saavutanud. Ning seejärel hetkeks aeg maha võtta ja nende erinevuste üle mõtiskleda. Isegi lugejad, kes iial ei vabane selle harjutuse enesehävituslikust piinast, võivad aru saada, kui võimsalt selline mõtteviis blokeerib kaastunde nii iseenda kui ka teiste vastu. Vastutuse eitamine. Teine elust kaugendav suhtlemisviis on vastutuse eitamine. Elust kaugendav suhtlemine ähmastab meie teadlikkust sellest, et igaüks meist on ise vastutav oma mõtete, tunnete ja tegude eest. Levinud väljendi peab kasutamine lauses on kindlad asjad, mida sa pead tegema, meeldib see sulle või mitte. Näitab ilmekalt, kuidas säärane kõnepruuk isikliku vastutuse oma tegude eest varju jätab. Keelend panema kedagi tundma lauses sa paned mind ennast süüdlasena tundma on teine näide sellest, kuidas meie kõne aitab eitada vastutust oma isiklike tunnete ja mõtete eest. Hannah Arendt tsiteerib oma raamatus Eichmann Jeruusalemmas, mis dokumenteerib natsiohvitserist sõjakurjategija Adolf Eichmanni kohtuprotsessi. Eichmanni väidet, et tal ja tema kaasohvitseril oli oma nimetus selle vastutust eitava keelepruugi jaoks, mida nad kasutasid. Nad kutsusid seda
amtsprache, mis eesti keelte tõlgituna tähendab kontorikeelt või bürokraatia keelt. Kui näiteks küsiti, miks nad ühte või teist asja tegid, võis vastus kõlada, ma pidin. Kui oleks küsitud, miks nad pidid, siis oleksid nad vastanud, käsk tuli kõrgemalt poolt, eeskirjad nägid ette või selline oli seadus. Me eitame vastutust oma tegude eest, kui omistame nende põhjuse ähmastele umbisikulistele jõududele. Ma koristasin oma toa ära, sest pidin seda tegema. Olukorrale, diagnoosile, isiklikule või psühholoogilisele ajaloole. Ma joon, sest olen alkohoolik. Teiste tegudele. Ma lõin oma last, sest ta jooksis autoteele. Võimu ettekirjutustele. Ma valetasin kliendile, sest ülemus käskis. Grupisurvele. Ma hakkasin suitsetama, sest kõik minu sõbrad tegid seda. Mina panin kõik oma sõbrad suitsetama noorena. Kusjuures üks ei suitsetanud neist. Tubli, aitäh. Institutsionaalsetele tegutsemisviisidele, reeglitele ja regulatsioonidele. Ma pean su selle rikkumise pärast koolist välja viskama, sest meie koolis on nii tavaks. Ealistele, sotsiaalsetele või soolistele rollidele. Ma vihkan tööl käimist, kuid pean seda tegema, sest olen abikaasa ja isa. Kontrollimatutele impulssidele. Minu šokolaadiisu sai must võitu. Juhtub see õhtuti vahel. Kord ühe lapse vanemate ja õpetajate vahelise diskussiooni ajal. Kui peeti aru nende keeleliste ohtude üle, mis vihjavad valiku puudumisele, vaidles keegi naine ägedalt vastu. Aga on asju, mida sa pead tegema, meeldib see sulle või mitte. Ja ma ei näe selles midagi halba, kui ma ütlen oma lastele, et on asju, mida ka nemad peavad tegema. Palvele tuua näide, mida ta peab tegema, vastas naine. See on lihtne. Kui ma siit täna lahkun, pean minema koju ja süüa tegema. Ma vihkan söögi tegemist. Ma vihkan seda kogu hingest. Vot siis. Kuid olen seda teinud iga päev viimased 20 aastat, isegi haigena, sest see on lihtsalt üks selline asi, mida sa pead tegema. Ma ütlesin talle, kui kurb mul on kuulda, et ta veedab nii palju aega oma elus tehes midagi, mida ta vihkab, sest tunneb, et olevat selleks sunnitud. Ja avaldasin lootust, et ta avastab VVS-i keele õppimise kaudu enda jaoks rõõmsamaid valikuid. Mul on hea meel teatada, et ta oli kiire õppur. Seminarilt koju minnes kuulutas ta oma perele, et ei taha enam süüa teha. Võimalus tagasisideks tuli 3 nädalat hiljem, kui 2 tema poega tulid seminarile. Mind huvitas, kuidas nad reageerisid oma ema teatele. Vanem poeg ohkas. Marshall, see on siis see raamatu autor, ma tänasin endamisi Jumalat. Nähes minu üllatunud ilmet, selgitas ta. Ma ütlesin endale, et nüüd ehk ei hädaldada enam iga söögikorra ajal. Vaat siis, et kui meie ennast sunnime, siis teised ka kõik kannatavad selle tõttu. Teinekord, kui ma nõustasin ühte piirkonna kooli, ütles keegi õpetaja. Ma vihkan hinnete panemist. Ma arvan, et neist ei ole mingit abi ja et nad aitavad üksnes õpilastes ärevust tekitada. Aga ma pean hindeid panema, sest see on meie piirkonna ettekirjutus. Me olime just harjutanud, kuidas tutvustada klassides keelt, mis suurendab teadlikkust oma tegude eest vastutamisest. Ma pakkusin välja, et õpetaja võiks asendada väite, ma pean panema hindeid, sest see on piirkonna ettekirjutus sõnadega. Ma valin hinnete panemise, sest tahan, ta vastas ilma kõhklemata, ma valin hinnete panemise, sest tahan säilitada oma töökohta. Ning veidi kõheldes lisas, aga ma ei taha nii öelda, sest siis tunnen ennast oma tegevuse eest väga vastutavana. Sellepärast ma tahangi, et sa nii ütleksid, vastasin mina. Ma jagan prantsuse romaani ja ajakirjaniku Georg Bernanose arvamust, kes ütleb.
Olen juba pikka aega mõtelnud selle üle, et kui pidevalt kasvav hävitustehnika põhjustab ühel päeval lõpuks liikide kadumise maalt, ei ole meie väljasuremise eest vastutav mitte õelus ja veel vahem muidugi meelepaha, surve, abinõud ning kättemaks, mida see tekitab, vaid sõnakuulelikkus, tänapäeva inimesele omane vastutuse puudumine, ühiskonna iga ettekirjutus ja orjalikult alistuv aktsepteerimine. Õudused, mida me oleme näinud, veelgi suuremad õudused, mida me praegu näeme, ei ole märk sellest, et mässumeelsete vastu hakkavate ja taltsutamatute inimeste arv terves maailmas tõuseb, vaid pigem näitab see sõnakuulelike alistuvate inimeste arvu pidevat tõusu. Et see on tegelikult võib-olla meie lõppude lõpuks, miks me välja sureme. No nii, ma loen ühe peatüki veel väikse, selle jah, ongi, ja siis me jõuame 3. peatükini. Järgmine kord läheme 3. peatükki. Nii, teised elust kaugendavad suhtlemisviisid. Oma soovide esitamine nõudmistena on veel üks väljendusviis, mis blokeerib tänutunde, kaastunde, Selgesõnaline või kaudne nõudmine ähvardab kuulajat süütunde või karistusega, kui viimane ei nõustu. See on meie kultuuris vägagi tavaline suhtlemisviis, mis on eriti levinud nende seas, kes omavad võimu. Minu lapsed andsid mulle nõudmiste vallas mõned väga väärtuslikud õppetunnid. Millegipärast olin ma endale pähe võtnud, et lapsevanemana on minu ülesandeks käsutamine. Aga ma õppisin, et võin keskida nii palju kui tahan, suutmata lapsi midagi tegema panna. See on tagasihoidlik õppetund neile, kes usuvad, et lapsevanemana, õpetajana või ülemusena on meie ülesandeks teiste inimeste muutmine ja nende korralikult käituma sundimine. Seega olid minu lapsed need, kes andsid mulle teada, et ma ei saa neid sundida midagi tegema. Kõik, mida ma teha sain, oli panna neid soovima, et nad oleksid midagi teinud karistamise abil. Tegelikult olid neil iga kord, kui ma olin olnud piisavalt loll ja pannud neid karistuse abil endaga nõustumist soovima, omad võtted panna mind soovima, et ma poleks seda teinud. Me tuleme selle teema juurde veel tagasi, kui oleme õppinud tegema vahet palvetel ja nõudmistel. See on oluline osa VVS-ist. Elust kaugendav suhtlemine on seotud ka arusaamaga, et mõned teod pälvivad autasu, teised karistuse. Seda mõtteviisi väljendab sõna väärima, näiteks lauses, selle eest, mis ta tegi, on ta väärt karistust. See hoiak eeldab, et inimesed, kes mingil teatud viisil käituvad, on halvad ja nõuavad karistust, et panna nad kannatama ning oma käitumist muutma. Minu arvates on igaühe huvides, et inimesed ei muudaks end karistuse hirmust, vaid sellepärast, et nad näevad muutuste kasulikkust. Enamik meist on üles kasvanud, rääkides keelt, mis julgustab pigem sildistama, võrdlema, nõudma ja välja ütlema hinnanguid, kui olema teadlik sellest, mida me vajame ja tunneme. Ma usun, et elust kaugendava suhtlemise põhjuseks on juba sajandeid levinud vaated inimloomusele. Need vaated rõhutavad meie sünnipärast kurjust ja puudulikkust ning vajadust sellise hariduse järele, mis aitaks kontrollida oma sünnipärast soovimatut loomust. On ju nii? Selline õpetus sunnib meid tihti küsima, kas meie tunnete ja vajadustega on midagi halvasti. Me õpime varakult ennast eraldama iseendast toimuvast. Miks inimesed ei suuda enam iseendaga ühendust leida, sest meid õpetatakse maast madalast seda ennast eraldama iseendast. Elust kaugendav suhtlemine pärineb hierarhilistest ühiskondadest ja toetab neid. Kui suuri rahva hulkasid valitseb omaenda huvides väike inimrühm, siis võib olla kuninga, tsaari, aadlike ja teiste huvides kasvatada masse orjalikku mentaliteeti kujundaval viisil. Vääruse keel,
sa pead ja sul tuleb, sobib selleks hästi. Mida enam on inimesi õpetatud mõtlema väärusele ja pahele vihjavate moraalsete hinnangute alusel, seda enam on neid õpetatud vaatama endast väljapoole, väliseid autoriteete, et piiritleda, mis on õige, vale, hea ja halb. Kui me oleme kontaktis oma tunnete ja vajadustega, siis ei ole me enam head orjad või tallaalused. Nii, ja ongi kokkuvõtte aeg. Meile on loomuomane kaastundlikult anda ja vastu võtta. Samas oleme õppinud palju elust kaugendavaid suhtlemisviise, mis panevad meid rääkima ja käituma nii, et see haavab meid ennast ja teisi. Üheks elust kaugendavaks suhtlemisviisiks on anda moraalseid hinnanguid, mis viitavad nende isikute väärusele ja pahelisusele, kes ei käitu vastavalt meie väärtushinnangutele. Teine suhtlemisviis, mis võib blokeerida kaastunde iseenda ja teiste vastu, on võrdlemine. Ühtlasi varjutab elust kaugendav suhtlemine meie teadlikkust sellest, et me vastutame oma tunnete, mõtete ja tegude eest. Samuti on kaastunnet blokeerivale suhtlemisele omane soovide väljendamine nõudmistena. Vot nii, ja lõppes teine peatükk. Ja Kristel siin soovitas, et tema kunagi luges seda raamatut mingis grupis, oligi see nagu tehtud siuke grupp, kus nad seda raamatut lugesid, siis igaüks luges oma ette, aga siis neil olid kodused ülesanded. Ja mina, ma ei saa nüüd koduseid ülesandeid otseselt anda, aga ma soovitan meil hakata vaatama. Ma vaatan, äkki ma teen nendest, siin on nagu väikesed sellised kastikesed nende selle teema kohta ilusti. Et need on head meeldetuletused, et hakkama nagu iseenda elus tähele panema, et millal me ise kasutame ja millal keegi teine. Et tegelikult on lihtsam on vaadata, kuidas väljaspoolt, unustasin järje panna, kuidas nagu teised inimesed seda teevad, aga kui me näeme seda iseendas, siis see on veel eriti hea, et nagu kui hakata siis nägema seda väljaspool ja ka iseendas, et millal me kasutame sellised suhtlemisviise, mis on tegelikult siis ei põhine kaastundel siis, ütleme siis nii. Okei. Aga nüüd teeme energiajoonduse, tadaa! Leia omale mugav asend ja kas sul on oma vesi, siis võtame ühe lonksu vett, enne kui pihta hakkame. Minul on täna maagia ja õnnistuste vesi. Enne kui ma tegin raha energiajoondust, siis mul oli küll see vesi. Ja 2 pudelit, siis ma saan valida. No nii. Leiame mugav asend, paneme silmad kinni. Hakkame hingama sügavamalt ja pehmemalt sisse ja välja. Ja iga kord välja hingates lõdvestame oma keha järjest rohkem. Ja ajame oma juured maa südamesse, armastuse keskusesse. Ema maa armastuse keskusesse. Tunneme, kuidas see armastus jõuab tagasi meie sisse. Ja tunnetame seda täielikku, kaastundlikku armastust, aktsepteerivat armastust. Ilma igasuguste nõudmisteta, ilma igasuguste hinnanguteta. Ja tunneme, kuidas see armastus jõuab meie südamesse tagasi. Ja kuidas iga südametuksega me laseme selle armastusele ujutada üle kogu meie energiakeha. Kogu meie füüsiline keha saab armastusest üle ujutatud. Mis tunne see on? Tunneme, kuidas kõik rakud saavad armastusest üle ujutatud. Ja kogu meie vereringlus, kõik meie verelibled, kõik vererakud,
kõik on armastusest pakatavad. Ja tunneme ka seda meie oma emotsionaalses kehas ja mentaalses kehas. Lihtsalt lubame endal tunda seda armastuse ringlust meie kehades, kogu meie energiakehas. Aitäh, 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 aitäh. Ja nüüd avame ka oma kroonchakra ja võtame vastu ühenduse oma teadlikkusega, oma kõrgema minaga, oma kõrgema teadlikkusega. Ja taotlemegi nüüd oma elus saada järjest rohkem teadlikumaks iseenda keelekasutusest ja samamoodi enda ümber, et kui inimesed ütlevad midagi läbi hinnangute, siis mis on nende varjatud, muundunud vajadused selle väljenduse taga. Kuidas on valida järjest rohkem teadlikkust igal momendil, just praegu? Kuidas on olla järjest rohkem teadlik iseendast, oma vajadustest ja hakata vaatama, kui mina kasutan sõna peab või nõuan midagi iseendalt või teistelt, siis mis on selle taga vajadus? Ja oleme selle vajadusega kohal. Oleme iseenda jaoks eelkõige armastav kohalolu. Lubame endal lõdvestuda sellesse armastavasse kohalollu, teadlikkusse ja armastusse. Ma võin kogeda kõike, mida ma tegelikult oma elus vajan ja mida ma soovin kogeda. Isegi kuigi see ei ole meie esmane vajadus. Tänu sellele, et meie soovime, saab kogu universum avarduda. Võtame selle teadlikkuse vastu. Kogu universumi avardumine sõltub sellest, et iga indiviid avardub oma soovide poole. Et me lubame endal järgneda oma soovidele. Et me lubame endal avarduda. Aitäh, 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 aitäh.
me ei pea isegi teadma, mida me soovime, me võime lihtsalt järgneda sellele kutsele, mida me tunneme ja lubada sellele energiale endani jõuda. Meil on vaja järgneda energiale. Meil on vaja järgneda oma rõõmule. Ja mida see veel loob? Aitäh. Ma olen tänulik, et ma valin saada teadlikuks järjest rohkem. Nii sellest, kuidas ma iseennast tagasi hoian, mismoodi ma ennast väljendan ja ka sellest, kuidas ma saan ennast väljendama hakata ja kuidas ma saan ennast järjest rohkem avarduma panna. Nagu kuidas ma saan järjest rohkem avarduda iga päev. Võtan vastutuse iseenda õnnelikkuse eest. Ja oleme veel mõned minutid selles mõnusas olemises, selles avardumises, selles teadlikkuses ja armastuses ja lubamises. Lubame endal tunda seda mõnusat olemist. Ja kui oled valmis, siis tõmbame kogu selle energia oma käte vahel kokku enda pea kohale energiasambaks. Ja välja hingates laseme selle endasse ankurduda, salvestuda. Joondume selle energiaga. Aitäh sulle, aitäh armas. Ja mida see nüüd veel loob? Näeme järgmisel korral.